nina punane, jõulud ei ole kaugel. 4 suurt sammu vabanemisse, mis koosnevad erinevatest sahtlitest, tõusudest, mõõnadest, isikulistest eripäradest ja nii edasi, aga niimoodi hästi laialt, ütleme teoorias tähendaks see seda, et kõigepealt sa saad aru sellest, et vaatad maailma erinevates kehades, erinevad kogemused, mingi hetk peatud ja mõtled, et ohoo, see on vist mingi süsteem. Ta on olemas mingid loodusseadused, energiate ja elementide mingi koostöö ja mina olen ka lahutamatu osake sellest, eks ju. Ja mingi hetk mõtled, et äkki selle taga on isegi teadvus, et seal on nagu elul on mõte, et see ei ole nagu surnud mateeria. Et mina olen elus, järelikult sealt väljaspoolt see maailm, see on ka kõik elus, eks ju, et seal on mingi täpne seaduspärases, nagu teadlased ütlevad ka šokis, et kuidas siis loodus toimib 1/12 sekundilise täpsusega, kõik need erinevad seal liikumised, planeetide liikumised näiteks. Et see on nagu esimene selline suur samm. Siis teine samm on see, et see tekitab sinus sellist ühtepidi nagu aukartust, vaimustust, selline kuidas sulle öelda, wow, elu, eks ju. Suur samm, et sa hakkad nagu hindama seda kõike, et wow, eks ju. Siis sellest, siis kolmas samm on see, et sellest peaks tekkima siis selline, kui see tänulikkus ja vaimustus on nagu ära olnud, siis peaks tekkima see valeego nagu surm või hankara surm, et see peaks muutuma alandlikuks, et wow, et ma ei olegi maailmanaba, ma ei olegi jumal. Ma ei ole mitte midagi kunagi kontrollinud, mul on väike valikuvabadus, mille illusoor, mis tekitab sellise illusiooni, et mina ruulin midagi see ruuli, midagi see ei ole loonud kunagi, keegi sa pole kunagi olnud, kellegi sa saa kunagi, eks ju, need on kõik mööduvad nähtused materiaalses maailmas, isegi kui sa oled hetkel mingis positsioonis, see ka nagu jõuab kohale, siis hankara valeego kaob ära, siis sa muudud hästi alandlikuks, mõtled, et ma olen kõikide teener. Ja siis on 4. etapp on see, et kinkimise rõõm on parem kui kingi saamisrõõm. Spontaalselt hakkad Jumalat ja kõiki teenima ilma sellise businessi meeleoluga, isegi Jumalat, et Jumal, sina mulle nii, ma palvetan nii, mis on ka tore juba. Aga sa muutud omaga su püüdmatud, eks ju, vastad oma andele, oma kalduvustele, oma omadustele, kõik selle kehalise, füüsilise ja peenkehalise mõttemaailma ja hinge kõik rakendad, et kõiki alandlikud teenida, kõigile rõõmu valmistada, eks ju. See, mis sinule pole kunagi kuulnud, aga see vähene, mis on, eks ju, läbi keha kõige annad edasi, eks ju, et hoia kinni seal tammi taga, et mina, mulle, minu, eks ju. Et selline 4 lihtsat sammu, et aru saama, et wow, et selle taga on teadus, Jumal, eks ju, siis on süsteem, see on elus, siis teine, see tekitab, kui sa sellest saad aru, siis see tänulikkus ja selline nagu jõle kihvt värk, eks ju. Ja siis kolmas on see, et ma ei sollu millegi kellegi peale, ma olen selline väike alandlik taas teener, eks ju, selline alandlikkuse aspekt ja siis juba hakkad teenima, aitab seal, eks ju, seal, ikka mõtliskeda, räägid ja proovid ja nutad ja naerad, aga siis lõpuks hakkad juba sellises hea tundega nagu kõike teenima nagu.